Tere, mina olen Reet. Ja mina Käterin. Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Kes meid varasemalt pole kuulanud, siis kutsume oma podcasti iga 2 nädala tagant endale külla huvitava inimese, et rääkida erinevatel personalivaldkonna teemadel. Meie tänaseks saatekülaliseks on soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse ekspert Mare Heinluht, kes on tegelenud juba aastaid mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse teemadega Swedbankis nii Eestis kui Baltikumi tasemel. Teema on tõeliselt paeluv ja põnev, seega sukeldume kohe ka teemasse. No tegelikult päris kohe ikka ei sukeldu, et tahaksime natukene teada saada ka sinust rohkem. Aga kohe esimene küsimus ongi, et räägi ise võib-olla natuke lähemalt, millega sa täna Swedbankis siis tegeled ja mille eest vastutad? No põhjus, miks ma täna siin olen, on vist natuke teine kui see, millega ma hetkel tegelen. Et hetkel ma tegelen Swedbank grupis personalis siis juhte puudutava kommunikatsiooniga. Aga jah, ma olen pikalt tegelenud mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse ja kaasatuse valdkonnaga pangas erinevatel tasemetel ja eks see valdkond ongi hästi lai, et ühelt poolt suur osa on sellel, et kujundada organisatsiooni selliselt, et see on kaasav ja mitmekesine, et töötajatel oleks kõik hästi, et me mõtleksime kõikide erinevate töötajate vajadustele ja kuidas neile vastata. Ja teisalt ka selline ikkagi äriperspektiiv ka, et kuidas teha tarka äri, nii et sul sellest oma töötajate ja klientide mitmekesisusest on kõige suurem kasu. Ja palju tööd on olnud juhtide koolitamist, sellist teadlikkuse tõstmist sellel teemal, sest eks see on nii delikaatne teema, sest kui sa sellel teemal libastud, siis tõenäoline hind sellel on päris kõrge, et nagu meil on nii-öelda see cancel culture ja nii edasi, et inimesed kardavad eksida selles valdkonnas ja see on täiesti arusaadav. Kui mina alustasin selle teemaga töötamist, siis samamoodi läks päris kaua aega, enne kui ma tundsin ennast enesekindlalt, et üldse suu lahti teha endast palju vanemate inimestega. Et ma vist olin mingi 24 kui ma hakkasin pangajuhte koolitama sellel teemal. Et natukene läks aega, et koguda julgust ja teadmist, sest et kui sind presenteeritakse kui selle valdkonna eksperti, siis ootused on väga kõrged, et sul on vastused kõikidele väga keerulistele küsimustele, et sa kunagi ei eksi, aga see on valdkond tegelikult, kus sellist universaalset tõde, mis kehtib nagu Aamen kirikus, on päris raske nagu deklareerida, sest asjad muutuvad ajas nii palju. See terminoloogia, selle valdkonna kohta käiv terminoloogia on muutunud ajas viimase 5 aasta sees päris palju. Et see on selline pidev muutus ja ennast nagu hoida kursis sellega on pidev töö. Aga kuidas sa üldse jõudsid siia valdkonda? Minu tore juht Ülle Matt, Swedbanki personalijuht, arvas, et ma võiksin tegeleda selle valdkonnaga pangas, sest tollal oli see üks selline, siiamaani on meie strateegiline personalijuhtimise valdkond, mille eest siis vastutav inimene läks pangast vist ära. See vastutus jäi nagu õhku rippuma ja Ülle mõtles, et mina olin tollal Ülle assistent tegelikult, et ma võiks selle teema võtta. Ja nii see läks, et mind on lihtsalt vaikselt lükatud kuhugi suunas, aga eks see ongi heade juhtide omadus märgata inimestes seda potentsiaali, mida nad võib-olla ise ei näe. Just tahtsingi küsida sinu karjääri mõjutajate kohta, aga ma saan aru, et see on Ülle Matt. Ülle Matt on mu karjääri mõjutaja 100%. Kas on veel midagi? Kuna ma olen õppinud ka karjääri coachingut, et ma tean, et on olemas siuke tüüp inimesi karjääri mõttes, kes on sellised oportunistid,
et ise plaani ei tee konkreetselt ega kuhugi suunas ei rabele, aga kui pakkumised tulevad, siis noh, võtan vastu või ei võta, on ju. Ja mina olen ka pigem seda tüüpi, et on tulnud mingid pakkumised, mingid mõtted ja siis olen need vastu võtnud, aga jah, kindlasti shout out Ülle-Matile. Okei, tervitame siit Ülle-Matti kõik. Aga igal juhul ma just mõtlesin, et võib-olla on mingisugune eelnev kogemus on see, mis sind on kuidagi ka mõjutanud või mitte? Noh, ma arvan, et selle töö tegemiseks konkreetselt on vaja sellist tugevat mingit sisemist õigluse tunnet, et kui sa näed, et kellelegi tehakse liiga, et sul sees miski nagu tõmbab kokku ja tahab välja saada, et ma arvan, et see omadus nagu peab olema inimesel, kes seda tööd teeb. Ja noh, samamoodi mind on koolis kiusatud ja nii edasi, et ilmselt sealt tuleb see suhestumine inimestega, kellele tehakse liiga. Just tahtsingi küsida, et kas see on täpselt selline valdkond, et kus eelnev mingi enda kogemus võib-olla nagu mõjutab, et hakata võib-olla selle valdkonnaga rohkem tegelema, et sa tunned seda nagu enda valu, et tõenäoliselt siis kooli teema võib-ollagi natukene ka mõjutas. Ja noh, kui sa tead, mis tunne see on ja üldse nagu koolitustes, mis ma olen teinud selles valdkonnas ja nii edasi, on sellel empaatial hästi suur roll, et tihti inimesed arvavad, et noh, kellelgi on probleem, aga see ei ole minu probleem või üldse, kui see ei ole minu probleem, kas see siis üldse on probleem. Et seda just empaatiat ja nagu teise inimese kingadesse panemist sellise koolitustehnikana ka soovitan kasutada selles valdkonnas, et tihti see on see, millega need skeptikud nagu hakkavad nägema, et võib olla küll kellelgi probleem. Meil on saates ka traditsiooniline üks küsimus tööle kandideerimise kohta. Et kas sul on võib-olla mõni põnev lugu iseenda kandideerimisest või oled sa seotud olnud kellegi teise kandideerimisega, mis on nagu hästi meelde jäänud? See võib juba seda teemat ka puudutada täiesti. See on hea küsimus, aga noh, kuna ma ise värbamisega väga kokku ei puutu rohkem kui teoreetilisel tasemel, et ütlen või noh, aitan kujundada nagu värbamisprotsessi. Ja mu enda värbamised on olnud sellised kogemata. Tegelikult mu viimane värbamine võib-olla, et kui ma siin hiljuti rolli muutsin, et juht, kes panka tuli, ta just oligi nagu pangaga värskelt liitunud juht. Mina arvasin, et ma lihtsalt saan inimesega, uue kolleegiga kokku ja noh, siuke Swedish way, saate tuttavaks ja räägite, õpite tundma üksteist ja noh, ja tema tegi mulle kohe nagu lambist tööintervjuu esimese korraga, millest ma olin päris jahmunud. Aga ei noh, ta ikkagi tahtis mind peale seda vestlust oma tiimini, et see oli siuke väga eksprompt tööintervjuu tegelikult. Väga kihvt kogemus. Aga võib-olla mõni asi, mida me sinu CV-st välja ei loe? Mida teised ei tea võib-olla sinu kohta? Midagi huvitavat. Jeesus küll. Kas te olete mu CV-d näinud kusagilt või? Me LinkedIni profiili loeme ka CV-ks, nii et... Okei. Tööalaselt või? Ei pea tööalaselt üldse olema. Võib-olla mingi hobi üldse või midagi, mis ei paista välja üldse. Okei. No näiteks viimasel ajal ma käin tantsimas. Ja ma käin selles kontsatantsu trennis, mis on siuke üpris sensuaalne tants ja siuke Pussycat Dolls, eks ole. Ja see on hämmastav, tegelikult see ei ole hämmastav, see on kuidagi meil normaalsus, et me tahame panna inimesi kogu aeg mingitesse kastidesse. Et kui inimene tegeleb soolise võrdõiguslikkusega, mitmekesisusega, lausa töö mõttes, et siis ta kindlasti tohiks tantsida niimoodi. Et sellised nagu kastid, et nagu inimesed ongi mitmekülgsed, inimesed teevadki erinevaid asju, see, et ma
ütlen, et ma seisan soolise võrdõiguslikkuse eest ja olen feminist ja nii edasi, see ei tähenda, et ma ei või kontsadel tantsida. Ja nii edasi, et mulle nagu meeldiks rohkem maailm, kus inimesi ei pandaks niimoodi hästi kinnisesse kasti. Jah, et mingi arusaam, et nüüd sa tantsid, et siis sa oled täpselt nagu selline ja kui sa seda teed, siis sa oled selline, et... Ja lõppude lõpuks tants on lihtsalt tants, eks ole. Aga jah, et see teeb ka, üldiselt ma arvan sellise inimõiguste eest seismise töö ja võib-olla ka sellise juura ja siukse laadse töö nagu raskeks nendele inimestele tegelikult, et pannakse sellisele nagu pedestaalile, et sa pead olema mingisugune pühak nunn. Stereotüüp. Mingi mall ja stereotüüp. Et ei, inimesed on väga mitmekülgsed. Jube äge, et sa selle välja tõid nagu, et aitäh sulle selle eest, sest ma arvan, et tõesti, et see on nagu siuke kuvand, et nüüd sa tegeled selle ühe valdkonnaga, see täpselt ühtemoodi, et see on nagu kiht, et siit on hea sukeldadagi siis sellesse teemasse mitmekesisusesse ja alustaks üldse sellest, et mida üldse tähendab mitmekesisus või mitmekesine töökeskkond? Väga hea, ma olen just palju mingeid esitlusi teinud hiljuti sellel teemal, mul on vastus võtta. Mitmekesisus töökeskkonnas tähendab, et ettevõte teadlikult loob keskkonda töötajatele, kus kõik töötajad saavad oma täielikku potentsiaali rakendada ja et inimeste erinevustest võetakse välja see nii-öelda kasu või see pannakse siis heas mõttes tööle. Ja see suurendab inimeste nagu tegelikku osavõttu ja tegelikku pühendumust, mitte ainult seda sümboolset, et ma käin kohal ja olen olemas, näitan nägu, aga et ma võib-olla ei panusta nagu, kui ma tunnen, et mind ei ole hästi koheldud töökeskkonnas või et ma tunnen, et mul on mingisugune lagi ees, et need inimesed ei panusta tihti 100%. Aga Swedbanka kontekstis just, et miks te üldse hakkasite tegelema nende teemadega? Kust see nagu mõte tuli või et... No see on natuke... see on natuke pikem ajalugu, et Eestis jah, mõtleks, et võib-olla oleme selle teemaga teadlikult tegelenud viimased 7-8 aastat. Aga kuna ikkagi emaettevõte on Rootsis, siis teatavasti Rootsi ühiskonnas sooline võrdõiguslikkus ja kogu see temaatika on normaalsus. Ja see on selline, see on niisugune asi, mida keegi ei sea seal nagu küsimuse alla. Nii et pangas üldiselt on sellega tegeletud päris kaua, aga niimoodi struktuursemalt üleüldse personali või sellise organisatsiooni töövaldkonnas alles 2000-ndate esimeses pooles tegelikult see kerkis üles kui selline organisatsiooni juhtimise valdkond. Et ennem seda väga ei olnud. Nii et jah, siuke 2010 ma ütleks, et hakati grupi tasemel sellega tegelema nagu tõsiselt, et võeti inimene seda valdkonda juhtima ja muudatusi juhtima ja nii edasi. Aga miks üks aspekt seal on kindlasti see, et globaalselt me teame, et finantsvaldkonnas on selles teemas puudujääke, et globaalne finantssektori siis gender pay gap või sooline palgalõhe on mingi 30-40%. Ja see on kõikide, võib üldistades öelda, et kõikide finantsasutuste probleem, et naised teevad ühte laadi töid, mehed teist laadi töid ja need palgad on erinevad. Nii et kindlasti ma arvan, et see oli üks põhjus, et me teame, et finantsvaldkonnas on see probleem ja teisalt ka
mis me võtsime kohe alguses väga selgelt luubi alla, on just see palga küsimus, et kõlab ka nagu loogiliselt, et pank ja raha ja palk on esimene asi, mis hakkab kraapima silma ja hinge, kui on midagi paigast ära. Ja me olemegi teinud hästi põhjalikult seda just võrdse palga maksmise siis tööd ja praktikat. Et see on vahe, millest tihti ei teata või täpselt ei mõisteta seda terminoloogiat, et mis asi on sooline palgalõhe ja mis asi on siis võrdne palk. Et käin siis need terminid üle, et sooline palgalõhe on kõikide meeste ja kõikide naiste sissetulekute keskmine vahe. Ja seal ei vaadata töö keerukust, ei vaadata töö pere, tööastet, ei midagi, vaid lihtsalt, et kõik ühtse võrdlusmärgi taha ja see ka muidugi näitab midagi, see näitab seda, et me elame ühiskonnas, kus meestel on suurem finantsiline vabadus kui naistel ja see mõjutab kindlasti inimeste eluvalikuid. Aga võrdne palk on siis see, kui sa konkreetselt vaatad töö rolli ja seda, kas sa selles rollis maksad meestele ja naistele võrdselt. Ja seda on juba palju raskem teha. See eeldab seda, et sul on korras palgasüsteem, et sul on asjad võrreldavad ja see on endiselt hämmastav, kui paljudes ettevõtetes seda ei ole paigas. Mulle just tundub, et seda viimast on nagu selles mõttes lihtsam teha, et see nagu ühe rolli mõistis mõtled, et seda üleüldist, et noh, ma ei tea, õpetajad, kus on rohkem naisi, saavad vähem palka kui võib-olla siis mingisugused tippjuhid, keda meeste seas on rohkem. Et seda tausta muutma hakata on kuidagi kaugem. Jah, ongi, et tegelikult neid võrdse palga nii-öelda, nagu me kutsume käppe või vahesid on lihtsam sulgeda. Aga need süstemaatilised nagu erinevused, need on nii laiapinnalised lihtsalt, et kõik need stereotüübid nii töövõtjatel kui tööandjatel ühiskonnas, kuidas meid kasvatatakse, nii edasi, et neid muutuseid on palju raskem ellu viia ja palju pikaajalisem. Aga ka see on võimalik. Ma saan aru, et te alustasite, peamiselt tuligi see sellisest soolisest võrdõiguslikkusest ja nüüd on kasvanud ikkagi mingid teised teemad ka ja esile kerkinud. Et mis need teised teemad ka võib-olla on, et millele võib-olla tähelepanu pöörata? Jah, eks selle valdkonna areng ongi olnud umbes selline, et kõigepealt tuli sooline võrdõiguslikkus ja siis tuli see mitmekesisuse mõiste, et peame tegelema muude valdkondadega ka või muude näitajatega kui ainult sugu. Et siis tuli ka vanus, päritolu, keel, füüsiline võimekus, kas on siis erivajadus või puue või mis iganes, seksuaalne orientatsioon ja need asjad tulid juurde. Ja ma pean tõdema, et siis muutus sellest teemast rääkimine lihtsamaks. Sest et inimestel on teatav vastasseis, kui sa hästi tugevalt tahad seda soolise võrdõiguslikkuse trummi, et paraku on nii, et kui sa ainult sellest räägid, ainult sellele rõhud, siis inimestel tekib üks hetk tuleb süke sein ette, nad ei jaksa kuulata seda väga kaua, sest juba kusagil kuklas on nii palju mingisuguseid omi mõtteid ja stereotüüpe ja asju sellel teemal. Aga kui tõime teised need tunnused mängu, et siis tekkis nagu laiem pind, et inimesed tahtsid rohkem arutada sellel teemal, erinevaid näiteid tuua, mida nad on ise kogenud, mida nende sõbrad, sugulased, pereliikmed on kogenud. Ja sealt edasi nüüd viimased, ma ütleks, 2 aastat kindlasti, võib-olla natuke rohkem isegi, on tulnud pilti ka see termin kaasamine ehk inclusion. Ja miks see juhtus on see, et leiti, et see sõna mitmekesisus inglise keeles diversity on kuidagi eos siis inimesi eraldav. Et pigem meil on vaja midagi, mis tooks kõik kokku, kaasaks kõiki, sest tihti jääb siuke tunne, et me räägime ainult nendest erinevatest gruppidest, me ei räägi nagu kõigist.
et nii-öelda see vaene heteroseksuaalne valge mees, et tema jääb justkui välja kõigest sellest, kui tegelikult, et asja muuta on ka absoluutselt vaja, et nemad oleks kaasatud. Aga kuidas te mõõdate mitmekesisust? Üks asi jah, on see palgad, et sellest sa juba rääkisid, kuidas saab vaadata, aga mõõdate see kuidagi? Ja ikka, me mõõdame soolist tasakaalu juhtimistasanditel, juhtimistiimides, et meil on põhimõte, et kõikides juhtimistiimides peaks olema 60-40 siis tasakaalusuhe, kummalegi poole siis, et loetakse, et 60-40 suhe on tasakaal. Ja see on tegelikult börsiettevõtetel üpris levinud praktika ja mida aeg edasi, seda olulisemaks see saab, et ikkagi omanikud, aktsionärid, avalikkus, neid väga huvitab, kas ettevõtte juhatus ja juhtiv nii-öelda see management tiim on tasakaalus. Ja sealt edasi läheb asi natukene keerulisemaks, sellepärast, et Euroopas meil ei ole praktikat ja nii-öelda andmekaitse, see põhimäärus GDPR ei lase meil nagunigi väga hästi talletada mingisuguseid andmeid inimeste kohta. Et sealt edasi läheb see natukene keerulisemaks, et justkui ei saa päris sellist statistikat teha, kuigi jällegi, mis puudutab neid ametlikke juhtimistiime, et seal on teatavad eeldused, et oleks mitmekesine taust, haridus ja ka vanus võiks olla natukene mingisuguse skaala peal, räägimata siis soost. Aga jah, et see on näiteks asi, milles Ameerika ja Euroopa lähenemine väga tugevalt erineb, et Ameerikas on pea kohustuslik raporteerida oma ettevõtte etnilist siis koosseisu, aga Euroopas seda ei praktiseerita väga ja enamus personalinimesi saaks kerge südari, et kui nad peaks hakkama mõõtma selliseid asju. Ja ma mõtlengi, et siin mitmekesisus on nii kõik religioon ja kõik asjad, et ma tean, et Ameerikas jah, on täpselt nagu okei küsida seda inimeste käest, aga Euroopas ma arvan juba kultuuriliselt, et inimesed ei taha vastata sellele, sa ei või neid andmeid talletada, et siis tekib küsimus, et kuidas sa tead, et sul on neid arvamusi, kuidas muuta siis oma, ütleme, töökeskkonda veel mitmekesisemaks, et siin on natukene sellised nagu vastunäidustusi võib-olla. Et aga kui me nüüd mõtleme Ameerika peale, siis seal ongi väga paljud asjad teistmoodi kui Euroopas. Seda küll. Räägime natuke stereotüüpidest ka, et kuidas te nendega olete võib-olla tegelenud, et eks siin tüüpiline on arvata, et pangasteller on siuke naisterahvas, võib-olla siuke kena välimusega peaks olema ja pigem selline natukene noorem, et kuidas need on tänaseks muutunud? Kas te olete tähelepanu pööranud? Mulle tundub, et vist olete. Ja, et oleme üpris teadlikud sellest, et pangatöötajate või me isegi kasutame sõna pankurit, et pankurite kohta on inimestel päris palju stereotüüpe, et ongi sellised linalakk-piigad on letis ja hallides ülikondades härrad teevad otsuseid paar korrust kõrgemal. Ja meiega tundsime, et see tegelikult see piirab meie talendipuuli tegelikult, et inimesed ei näe, ei suhesta ennast sellega, et milline on see stereotüüp pankurite kohta ühiskonnas, et ei kandideeri tööle lihtsalt sellepärast, et nad ei näe, et see on üldse koht, kuhu nad sobiksid, sest ülioluline on see eeskujud ja see, et keda sa näed enda ees. Kui sa näe enda ees enda sarnaseid, siis sa arvad, et see ei ole ka koht sulle. Ja sellepärast me tegimegi enne veel natukene mingeid teisi
kampaaniad, mis puudutasid just seda kliendinõustaja ametikohta, et tahtsime sinna saada rohkem meesterahvaid. Aga siis tuli see Tule nagu oled kampaania, et jah, mille me teadlikult tegime selleks, et näidata välja, millised me tegelikult sees oleme. Et meil on nagu tohutult palju erinevaid inimesi vanustest 18 kuni 70 ja erinevad taustad ja eelnevad töö ja elukogemused, et ma loodan, et nii nagu saab normaalsuseks see, et inimestel ei ole tingimata ainult üks karjäärielu jooksul või üks mingi karjääriroll, mida tehakse, et vahetatakse neid, et seda normaalsemaks saabki see, et erinevad inimesed on koos ühe eesmärgi nimel. Aga jah, et tegelikult kui sa käid pangamaja peal ringi enne koroonat, et siis näed seal ikka väga palju erinevaid inimesi. Aga see kampaania Tule nagu oled, et kas siis hakkas kandideerima rohkem erinevaid inimesi, mis siis nüüd tänaseks on nagu muutunud peale seda? Ja kindlasti, et meie värbajad on rääkinud küll, et väga-väga paljud kandideerijad tõid välja just seda kampaaniat, et põhjusena, miks nad otsustasid kandideerida. Et alati on see pank tundunud mingi imelik külm kauge koht, kuhu ma ennast ei näe sobituvat, et aga see kampaania muutis seda arusaama. Ja jällegi, me päris ei jälgi sellist statistikat või kogu sellised andmeid kandidaatide kohta, et kui millised või sellised nad on, aga tunnetuslikult küll, et ikkagi on kergem värvata erinevaid inimesi. See kampaania sai palju tunnustust. Väga kihvt kampaania oli. Oli jah, tõesti väga kihvt. Aga milliseid selliseid võib-olla tüüpilisemaid diskrimineerimisjuhtumeid üldisemalt ühiskonnas on või sina tead, et on, et sa ei pea nüüd nagu konkreetselt tooma näiteid, aga üldiselt rääkida sellest? Kindlasti väikelaste vanemad, et noored naised, noored emad, paraku siiamaani probleem, et kahjuks on see suurem probleem minu kogemuse või selle põhjal, mis mina olen kuulnud väiksemates ettevõtetes, kus ei ole näiteks personaliosakonda üldse ega personali inimest, vaid et on väike ettevõte, ma ei tea, 10-20 inimest, veel vähem kusagil seal keskel ja lihtsalt näiteks üks juht teeb kõik värbamisotsused ilma selleta, et keegi teine üldse saaks silma peale visata. Et sellised asjad on nagu üpris ohtlikud selles vaatevinklis. Muidugi ma saan aru, et ettevõttel ei olegi suuremat ressurssi ja nii edasi, aga kui üks inimene teeb otsuseid, siis seda tõenäolisem paraku on, et need otsused on kuidagi mitte objektiivsed või kuidagi nagu kaldu. Just, mis puudutab nagu neid lapse hooldusel emasid ja naasvaid ja nii edasi, et tihti sellistes väiksemates ettevõtetes on sagedamini probleemid sellega, et neid kuidagi diskrimineeritakse. Ja teisalt ikkagi meie ühiskond ja selle sallivus on sellises kohas, nagu see on, et ka teist päritolu töötajatel võib olla üpris raske ja mitte tingimata tööandja tõttu või juhi tõttu, vaid kolleegide tõttu. Et kuidas suhtutakse siis, ma ei tea, teist nahavärvi kolleegi, kuidas temaga suheldakse, kas üldse suheldakse, et paraku selliseid kogemusi on kindlasti üpris palju teise päritoluga inimestel Eestis. Just, et nagu Eesti tasandil jällegi võrdõiguslikkuse teemadega tegeletakse, et meil on isegi olemas eraldi soolise võrdõiguslikkuse volinik, on erinevaid arengukavasi loodud, palgalõhe on teada-tuntud, et meeste ja naiste vahel Eestis on ikkagi endiselt väga kõrge, et siin suvel vist oli 17% ja ikkagi see nagu probleem on jätkuv, et võib-olla natukene räägimegi sellest ka natuke lähemalt,
jah, läheks võib-olla nagu selles mõttes suuremale tasandile, et kui me praegu rääkisime panga tasandile rohkem, et ka riigi tasandile, et kuidas on, kas need on aidanud, mis on siin loodud, näiteks heaolu arengukava, vanemahüvitised, et seda on paindlikumaks tehtud, et kuidas sa seda hindad? Ei, need vanemahüvitised ja üldse kõik asjad, mis tehakse nagu lapsevanemate suunal kindlasti aitavad. Et, mis on võib-olla sellised eriti head asjad, mis on tehtud, et viimastel aastatel, et välja tuua? No mina siiski usun sellesse, et nii-öelda perekohustustes peaks olema mingisugune võrdsus, et sest teada on see, et see ebaproportsionaalne pere eest hoolitsemise kohustus naistele takistab naiste karjääri arengut. Et me liigume selles suunas, et oleks kuidagi seadusega natukenegi öeldud, et mees peaks ka lapsega natuke kodus olema, temaga aega veetma, et see on kindlasti olnud positiivne. Et muidugi seda annab teha erinevatel nagu tasemetel, et minu meelest Eesti tegi päris sellise esimese tasakaaluka sammu asja poole. Aga versus näiteks, võtame Rootsi näite, kus ongi pooleks jaotatud ja kui üks ei kasuta, siis teine ei saa. Okei. Just tahtsingi küsida, et kas seal on nagu kuidagi limiteeritud, Eestis on, et võimalus on, et saab olla nii naine kui ka mees tahab olla, et siis on see võimalus, et üldjuhul muidugi on, naised on lihtsalt rohkem kodus, aga et nüüd on seal võimalus ka meestel olemas. Kuidas sa oled näinud, kui palju seda kasutatakse, näiteks teie ettevõtte näitel? See populaarsus on küll kasvanud, et ongi üks asi on see, mis seadus lubab ja võimaldab. Teine asi on see, et mis ühiskond sellest arvab, mis su sõbrad ütlevad selle peale, kui sa teatad, et sa nüüd oled lapsega kodus natuke aega, et kindlasti need asjad on ka muutumas ja kuigi neid mehi on veel vähe, aga neid on kindlasti rohkem, kui neid oli 5 aastat tagasi. Et see on kindlasti positiivne areng. Võib-olla suuremal tasemel, mida veel saaks ära teha või mida peaks ära tegema just nagu riigi tasemel? Ma arvan, et me võiks küll üks hetk võtta eeskuju teistelt riikidelt, et kus on seadusega nõutud siis equal pay või võrdse palga maksmise praktika. Et meil seda hetkel ei ole. Ma tean, et mingid seaduse eelnõud asjad on ettevalmistatud või ettevalmistamisel, aga esialgu nad erasektorit ei mõjuta. Et midagi päriselt muuta, midagi päriselt ära teha. Sul on vaja mingit nii-öelda vastutust asja eest. On vaja mõõta ja kindlasti on vaja ka siis õpetada. Et päris nii ei saa, et lööme seaduse lauale ja hakake nüüd tegema, et kindlasti tuleb aidata ja siis juhendada ja jagada seda teadmist, et kuidas seda teha. Just, sest mul on ka praegu jäänud mulje, et teie ettevõtte tasandil palju mõtlete, teete seda, riik järjest rohkem teeb seda, maailmas räägitakse sellest rohkem, aga põhiline ikkagi, kus need juhtumid tulevad, on nagu sa enne tõid välja, et ikkagi kui on välismaalane, et siis temaga ei räägita need inimesed ise nagu, kes töötavad, ehk need inimesed, keda on nagu palju rohkem. Et kas te tegelete kuidagi nendega ka, et selle teadvustamisega, et üks asi on see, et teil on see programm, aga kuidas te neid inimesi nagu nii encourage ete tegema neid? Mõtled siis töötajaid? Just. Okei. Eks see on ka nagu pikemaajalisem muutus, et nagu me teame, siis ükski mingi kultuuriline muutus organisatsioonis ei juhtu üle öö, et lihtsalt tuleb alustada kusagilt sellest tavaliselt, et ettevõtte juht, ettevõtte kõrgemad juhid räägivad sellest teemast mingisugustel, ma ei tea, üle ettevõtte üritustel ja nii edasi
ja muudkui kordavad ja samas nagu elavadki ise neid väärtusi. Et see on väga nagu halb, et kui keegi ütleb üht, aga teeb teist. Aga see ongi olnud selline päris siuke pikk teekond, et lihtsalt kogu aeg sellise teadlikkuse tõstmisega ja pidevate sõnumitega seda mõtteviisi nii-öelda juurutada. Et ja kindlasti näiteks ka Tule nagu oled töötas meil ka sisemiselt sellise kultuurikampaaniana, kui nii saab öelda. Et inimesed tegelikult olid uhked selle üle ja mõtlesid, et okei, et sellises ettevõttes ma tahangi töötada. Et jah, me oleme alati tähistanud mitmekesisuse päeva. Kuna see on? See on alati aprillis, see on selline liikuv püha, mida korraldab Eesti mitmekesisuse võrgustik või kokkulepe. Ja jah, siuke pidev töö. Kas sa saad mingitest numbritest ja näitajatest ka rääkida, et mida te siis mõõdate, et mis siis on muutunud nende aastatega, millele uhke olla ja mida võib-olla eeskujuks ka tuua. Ja võib-olla teised pidi, et asju, millega te tegelete ja need ikka nagu ei muutu või muutuvad väga, väga vähe. Mis on küll muutunud positiivsuse poole läbi aastate, on meie siis kogu ettevõtte sooline tasakaal. Et finantssektor on siiski üpris naiste rohke, et meil on alati olnud rohkem naisi kui mehi, aga nüüd aastatega ja, et see protsent on niimoodi targu läinud rohkem tasakaalu poole, mis on ise juba suur saavutus tegelikult, et selliseid protsente muuta, eriti kui sul on töötajaid 2500, on päris raske. See ei ole see, et sa paned iga aasta eesmärgiks, et nii iga aasta 2% lähme tasakaalu poole, no see ei juhtu. Vähemalt mitte nii-öelda seaduslike meetoditega. Ja kindlasti me näeme, et näiteks meie kliendinõustajad on muutunud palju mitmekesisemaks, meil on seal rohkem mehi kindlasti, kui oli a la 5 aastat tagasi. Meil on seal rohkem vanuselist mitmekesisust. Aga jah, et ülejäänud on ikkagi sellised, mida me ei mõõda päris nii, et aga tunnetuslikult küll, et asi on läinud mitmekesisemaks. Ilmselt palkade erinevust rollipõhiselt, seda te mõõdate. Kuidas teil sellega on lood, võib-olla kus te alustasite ja kus te täna olete? Ja see on ka kindlasti läinud paremaks, et söögi alla, söögi peale. Me räägime juhtidele sellest, et kõik otsused, mis tehakse palga osas, et seal alati kusagil on see checkpoint sees, et kas on võrdne palk või ei ole. Kas ta on siis? Jaa, aga kurjam sellega on nii, et üks hetk paned kinni, järgmine päev ta on tagasi, et ja aga kus see tuleb? See tuleb inimeste alateadlikest mõttemustritest ja mõttepildakustest, et ikkagi meis on kusagil sees see, et 2 kandidaati küsivad raha, et naine küsib nii palju, mees küsib naa palju, okei, aga jaa, mehele ma siis annan palju, ta küsib, naine saab ka palju, ta küsib, aga siis ju vähem, on ju. Et sellised mõttemustrid nagu kogu aeg töötavad meie vastu ja väga raske on neid välja juurutada igaveseks. Et jah, paraku me ju teame, et mehed küsivad rohkem ja siis saavad ka rohkem tihti, eriti jällegi ettevõtetes, kus ei ole sellist kindlat palgasüsteemi. Aga jah, nii ta vaikselt natukene vahel tagasi tuleb, aga selline numbrite mäng ongi selline igavene tango, et keegi lahkub näiteks ja siis see arvutus muutub kohe.
ja see protsent muutub, et noh, suured valed, väiksed valed ja statistika, aga tegelikult noh, iga inimese tulek või minek mängib rolli nendes arvutustes ja nii, et võib-olla numbritest sellist universaalset tõde ei leia, aga noh, siiski tugeva indikatsiooni saab. Ja, et üks hetk on järsku kõik naised jäävad koju lastega, et noh, et selles mõttes sünnitama ei saa minna mees tema eest, et siis on juba statistika ebaproportsionaalne, et kunagi ei tea. Räägime natukene võib-olla erivajadustega inimestest ka, et sa alguse poole mainisid, et võib-olla see on nagu siuke uuem teema olnud, et üldse võib-olla meie kuulajatele ka, kuidas kaasata siis erivajadusega inimesed, mis need esimesed sammud võiks olla, et siis teha nagu nii-öelda natuke mitmekesisemaks seda töökeskkonda? Kõigepealt neid mitte karta. Et tihti me, noh, nii-öelda see terve inimene ei tunne, et ta suudab suhestuda puudega inimesega või erivajadusega inimesega, et ta kardab, et ta küsib midagi valesti, et ta ütleb midagi valesti, et ta teeb midagi valesti. Et see hirm hoiab meid palju tagasi tegelikult. Just, et ulatamaks seda kätt, kui tegelikult, noh, lõpuks võib-olla see muudatus, mis sa pead tegema töökeskkonnas, on väga väike, aga me mõtleme, et issand jumal, peaks tulema siia mingisugune ratastoolis inimene, et ma pean terve hoone ümber ehitama. Ei pruugi üldse olla nii. Et hirmul on hästi suured silmad siin. Et tuleks lihtsalt avatult rääkida nende inimestega, et räägi mulle nagu oma vajadustest, me räägime sulle, mis meie saame teha ja vaatame, kus me kokku saame. Et jah. Ma just mõtlengi, kuidas see protsessi mõttes käib, et kas ta peaks juba siis CV-s kuidagi selle ära rääkima või ja nüüd üldse CV-de juurde jõuda, et kas teil on pildid peidetud, vanused peidetud või kuidas te seda värbamisprotsessi teete? Pilti me ei küsi. Inimestel on komme neid lisada. Aga kas te kuidagi välistate need siis või mitte? Meie oma süsteemides, kuna meil on sellised mahud, et meil ei ole päris sellist ressurssi hakata kõiki CV-sid nagu üle käima, et noh, paraku ta tuleb nii, nagu ta on, aga meie kindlasti ei küsi pilti. Me küsime küll vanust ja sugu, aga seda sellepärast, et teha statistikat. Ja see on meil nii-öelda selles värbamisvormis nagu kirjas ka, et me teeme seda just selle mitmekesisuse statistika pärast ja sool on ka tegelikult 3 valikut. Et see on ka midagi, mis ma tahaks väga juurutada ettevõttes ja mida me vaiksete sammudega teeme. Mis need 3 valikut on, et meie kuulajad? Jah, naine, mees ja muu. Väga hea. Jah. Aga jaa, et erivajaduse kohta me ei küsi seda, me kõikides oma kuulutustes ütleme, et kõik on teretulnud, ka puudega inimesed, erivajadusega inimesed, aga ja me oleme mõelnud, et väga lahe oleks, kui me saaks seda kuidagi märku anda, et pane CV-le umbes kirja, et sul on mingi erivajadus, siis me kindlasti võtame ühendust, aga see oleks positiivne diskrimineerimine, mis on teistpidi keelatud. Et ikkagi põhiasi on kompetents ja siis see, mis seal CV-s on ja seal kaaskirjas on ja kui intervjuule tuleb erivajadusega inimene, siis ma pean tõdema, et me oleme natuke õnnelikud. Võib-olla siia lõppu lihtsalt, et ma ei tea, 3 soovitust sinu poolt, et ütleme sellele väiksemale ettevõttele, kes nüüd siis ei ole olnud nii mitmekesine ja võib-olla võrdõiguslikkuse poole suundunud, aga tahaks seda teha, siis mida ta peaks tegema täna? Näiteks, kust alustama? Alati peaks ilmselt alustama oma silmaringi laiendamisega, et üldse viia ennast kurssi sellega, mida ettevõtted maailmas teevad.
kas sa oskad kohe soovitada mingit kohta näiteks, et kus selle kohta infot leida või mida? Üks maru hea allikas tegelikult on erinevad võrdõiguslikkus indeksite ja nii-öelda tabelite raportid, mis on täitsa saadavad lihtsalt internetis. Näiteks Bloomberg, Gender Equality Index, Equileap, Ernst & Youngi She Index, siuksed asjad, et seal on päris palju häid mõtteid, et parimat praktikat. Lihtsalt ütlen vahele korra kuulajatele ka, et need, mis Mare just ette luges, et need on meie blogipostituses ka olemas kergesti avatavad, et saate sinna minna. Väga vägev. Ja siis on inspiratsiooniks kindlasti on sellised suuremad raportid nagu McKinsey Delivering Through Diversity raport, mida nad avaldavad vist iga teine aasta. Neil on ka eraldi Gender Equality raport. Aga võib-olla, kui see tundub natukene kosmos, siis ma tean, et ka väiksed ettevõtted, ükskõik mis suurusega ettevõtted on oodatud liituma mitmekesisuse kokkuleppega. Et sealt kindlasti saab infot ja inspiratsiooni ja minu meelest, kui ma nüüd ei valeta, siis lihtsalt on vaja, et jagada neid väärtusi, et saada liikmeks ja aga ei ole mingit sellist mõtet, et okei, et tehke oma palk korda, tehke oma see korda, et ei, jah, et kui mõtleme, et ühe ettevõtte see vorm ongi see, et sa annad mulle maja, ma annan sulle raha nagu, et see võiks olla siis üks esimesi asju, mis ettevõtted korda teevad, sest minu jaoks lihtsalt nagu piinlik oleks maksta nagu otseselt diskrimineerivat palka töötajatele. Mitte, et võtta endale erivajadusega inimesed tööle ja siis hakata vaatama, et võib-olla neile saab vähem maksta jälle ja siis selliseid mõtteid, et jõdinad käisid üle selja praegu. Nii kindlasti ei tohi teha. Väga hea, ei, me tahtsimegi sinult nagu sellised mingid praktilisi soovitusi kätte saada, et kust nagu peaks alustama, et ütleme, infot on kogutud ja nagu teadmine on, aga päriselt praktikasse ka panna midagi. Ja võib-olla üks asi veel, et ütleme, et see, kes sellele mõttele tuleb, ei ole ettevõtte juht, vaid et keegi, kes seal töötab. Et ettevõtte juhid tuleb saada samasse paati ja seda nii-öelda väärtusi ja mõtteviisi kandma. Muidu ei juhtu midagi. Aga lõpuks hakkab kõik ikkagi iseendast, et kui sa ootad, et kuskil juht või riik seda teeb, et siis võib tükk aega minna, et jah. Kus näed viga laita, seal tule ja aita, on ju. Me sellel teemal võiks veel väga pikalt rääkida kõigest sellest mitmekesisuse kokkuleppest, aga kust kohast selle kohta saab rohkem infot? Mis mõtlen selle kokkuleppe kohta? Jaa, alustada võib ilmselt Eesti Inimõiguste Keskusest ja nende kodulehelt ja sealt kindlasti leiab need viited edasi sinna. Kui palju tänaseks Eesti ettevõtteid on liitunud sellega? Oskad sa suurusjärku öelda? Ma nüüd võin valetada, eks ole, aga kas oli üle 100 või üle 200? Võrreldes sellega, kui palju on ettevõtteid, siis ikkagi küllaltki väike number. No, jah. Aga algus ikkagi. Jah. Nii, aga meil on rubriika kuulajate küsimused ja esimene tegelikult küsimus ongi selle positiivse diskrimineerimise kohta. Et kuulajad siis on küsinud, et meil on väike ettevõte, ainult 10 inimest, 90% on neist mehed, selles valdkonnas lihtsalt on mehi oluliselt rohkem kui naisi ja ka vanuse osas ei ole suurt mitmekesisust, 25–35 aastat. Kui me nüüd teadlikult proovime värvata 35+ naisterahvast, kas me sel juhul ei diskrimineeri hoopis neid 25–35 aastaseid mehi, kellel on olemas oskused ja omadused, et olla edukas antud ametipositsioonil. Et seda lihtsalt sellepärast, et mitmekesisuse eesmärgil me hetkel otsime teistsugust profiili, et kuidas sellises olukorras käituda? Kõigepealt, kui on selline dilemma,
siis soovitan kindlasti konsulteerida võrdse kohtlemise voliniku bürooga, et nemad kindlasti aitavad, et nemad nad tegelevad ka kõikide nende teiste mitmekesisuse tunnustega, et kindlasti sealt saab nii-öelda selle tšeki, et kas see idee, mis on seaduslik või mitte. No ma just mõtlen, et kuulutus, ilmselt on tegu väiksem sellise IT-ettevõttega või midagi sellist, aga siis tasub sihtotsida, et iga positsiooni ei pea täitma avaliku konkursiga ju, et siis ongi sihtotsing. Selline, nagu ütleme, mitmekesisuse suurendamise värbamine eesmärgiga suurendada mitmekesisust, on see nagu okei? Või peaks ikkagi olema kõigil võrdsed võimalused? Lõpuks selles mõttes, et kes on parim, see saab. Et mis me oleme pangas teinud, on sellistel juhtudel ka väga teadlikult valida oma kanaleid. Et et kui sa kuulutad seal, kus sa alati kuulutad, siis ilmselt sa saad sama tulemuse, mis sa alati oled saanud. Et tasub mõelda, kaardistada natukene, et kas on mingisugused, ma ei tea, Facebooki grupid, kas on mingisugused kogukonnad, mingid networkid, mingid meie kunagi panime oma kliendinõustaja kuulutuse, neid nii-öelda selliseid videoreklaame, kampaaniavideosid panime kinodes action-filmid ette näiteks, et natuke rohkem mehi tabada. Et mõtle, kus on sinu potentsiaalne see talent pool, mis sa tahad värvata ja kuidas sa nendeni jõuad paremini. Ja siis ongi see, et mis CV-d tulevad ja neist teed valiku, aga kanaleid annab kasutada väga nutikamalt. See on hea soovitus. Nii, aga me oleme jõudnud meie viimase osa juurde, et on olnud põnev vestlus, meil aeg ju natukene vist juba otsa hakanud saama. Et küsin sinu käest mõned kiired küsimused, pikalt ei pea mõtlema, kohe esimene vastus, esimene mõte, mis sul tuleb, anna teada, sa ei pea isegi põhjendama ja võtame kohe järgmise küsimuse. Okay. Mingi quote, väärtus või põhimõte, mis sind on saatnud elus? Need on ju maailma kõige raskemad küsimused. Okei, see võib-olla kõlab halvasti, aga et ainult igavatel inimestel on igav. Ei kõla halvasti. Lugemis-kuulamissoovitus? Lugemissoovitus. Antud kontekstis Daniel Kahnemani kiire aeglane mõtlemine ja kuulamissoovitus oli ka või? Siis ma soovitaksin Jamili podcasti I Way. Mis teemal või keda soovid meie saates kuulda? Ma võib-olla tahaks kuulata mõnda mitte personalitöötajat ega juhti, vaid lihtsalt mõnda nii-öelda välismaalasest töötajat. Ja ei peaks tegelikult üldse olema võib-olla mingisugune insener või keegi, vaid näiteks keegi, kes võib-olla peseb nõusid kusagil. Asi, mida enda juures muuta, paremaks teha, alustada? Ma arvan, et kõik võiksid oma kokandusoskusega natukene eksperimenteerida. Kas annad meie kuulajatele lubadused 4 kuu jooksul praktiseerida enda kokandust? Mul on sellega päris hästi. Okei, väga hea. Ja üks unistus, mida sa 5 aasta jooksul sooviksid täita? Tahaks reisida jälle. Loodan, et 5 aasta aknas saab. See on ilus soov. Nii, Mare, nii tore, et sa tulid meie saatesse. Väga põnev oli kuulata sinu teekonda ja kuulda, mis te Swedis olete teinud. Et kuidas kõik alguse sai soolisest võrdõiguslikkusest ja kuidas te mitmekesisuse teemade juurde olete liikunud, et kindlasti saime siit ka mingid väikseid mõtteid, mida siis rakendada oma ettevõtetes. Ma loodan, et kuulajad vähemalt said seda. Aitäh sulle! Aitäh teile!